Nii, kus meil täna minek on siis? Täna minek Alamunda piirkonda, lähme antiikpoodi ja Fresh Marketisse ja vaatame veel ümbruskonna ringi seal, mis seal on. Ühesõnaga, mis iganes, me lähme shoppama täna kuskile. Enam-vähem lähme shoppama, sest et ilge shopping vajadus on lihtsalt asju ei ole. Lähme autoga, ma ei tea, mingi 30 minutit sõitu, midagi sükest jah. Peale seda siis lähme poodi ja näitame siis, millised on Austraalia poes olevad siis toiduesemete hinnad. Et siin on need suht sarnased Eestile, et mõned asjad on isegi kallimad, sest nad müüvad siis mitmes koguses, suures koguses müüvad siis. Jälle keerame selle lahti ja ühesõnaga peame takkima hakkama jälle, siis auto sööb ilgelt kütust. Mingi 50 paneme sisse hetkel. Rohkem ei kannata. Palgapäev on alles järgmisel nädalal. Mida sa naerad seal? Siin on selle tankimisega sellised lood, et kui sa tahad ikka tankida, sa pead kogu aeg hoidma all siis seda klippi, sest et siin ei ole seda eraldi klippi, et seda jälgima. Oota, see on meil valmis see. Siin jah pole eraldi klippi selle jaoks, et siis hoida all seda, et see peaks ise kogu aeg hoidma. Sinne siis lähme shoppama vist. Wow. Kelle lellad? Tere Elma, mul läheb väga hästi. Ja Nete, vali oma price. Paneme enda selged nägija võimet. Thank you. And then you or one of your friends will be back. Because it's all good stuff. Really? Yeah, depending on whether you like it or care. Okay, I think that one. Yes, thank you. I think you're right. Huvitav, mis sealt tuleb? Midagi ägedat, siis mõistab väga, Anja, muidugi. Proovime siin lahti teha nüüd. Hästi ära pakitud. Miks sa nüüd siia poole tuled? Inimene läheb veel. Ei ole. Issand jumal, see on ikka nii misteri, et see on nii hästi ära pakitud. See on pross, ma juba tunnen. Ei ole ka. Ei ole. Mis asi see veel on? Kaelakee. Paned kaela või? Oled rahul või? Kunagi ikka. Käib kah ühesõnaga. Ei, väga äge. Ferrari, Tiiu talu Michael. titreke Kalevi pojaga. Nii, ma näitan, mida mina endale ostsin. Ühesõnaga, mulle meeldib ilgelt autosid koguda. Ostsin endale mingi sellise. See on siis põhimõtteliselt James Bondi filmist üks väga kena auto. Ma väga palju ei ole jõudnud veel koguda, aga ma valin suht, mida ma ostan endale. Nii et jah, see maksis kuskil $33, midagi sellist. Aga jah, ma olen rahul. Plus ma tahtsin endale risti osta, aga need ristid olid mingi $400 ja ma mõtlesin, et küll ma täna jätan vahele selle lihtsalt. Nii me tulime kuskile siia lähedale linna, et minna ostma siis erinevaid toiduesemeid, tarbeid ja näeb suht väike linnakene välja. Nevermind valel ajal tulime, ühesõnaga kogu see üritus läks kinni siin. Nii et me lähme siis kodupoodi ja vaatame sealt mingeid toiduasju meile. Et siis ma saan teile näidata, mis hinnad seal on. No nii, virsikud, kilohind $4.50. Võtame siis majakaaslasele neid. Nii, vaarika hind $4.50. Näevad suht okeid välja. 5.50 ja suht vähe on neid siin 330 grammi. Nii, tomatid $3.90, 200 grammi on $3.90. Kuna ma siin üritan toitumist jälgides, siis tuleb võtta õuna, $6.50 kilohind ja minu lemmikud õunad on rohelised õunad. Kurgi hind $2.50, selline normaalses suuruses kurg. Vahepeal nad on pikemad ja laiemad. Kell söön salatit ja seda. No nii, mis võtame? Kartoskat. Evelin tahab punast kartuli. Me ei taha kartulit. See on hapukoor, 4.35 vist oli. Aga see ei maitse nii hästi nagu Eesti oma. Aga käib küll. Nii, healthy baarid siis hakkame valima. Nii, need olid $6. See on viiekas, kõik on suhkruvabad. Kuna ma ei tohi suhkruga süüa sellepärast, et ma lähen lihtsalt Kärna. Ma ei tea, miks see on Austraaliast täiega välja löönud, et ma lihtsalt lähen Kärna, kui ma söön sükst asju. Näevad head välja küll.
9,50. Suht kallis tegelikult, aga noh, käib küll. Sest ma ei jaksa snitšlit süüa, me oleme nii palju neid juba söönud minu arust. Hakklihad suht suurtes pakkides ja $15. Võtame selle suure paki. Kõik aussikad joovad viid. See on siis odavam versioon Red Bullist, aga mulle see ka maitseb ja see on päris hea. Aga veits magusam kui Red Bull. Siin müüaks hästi palju kastide viisi, asju, jooke, sööke, samamoodi juua. Muudli valik väga suur ei ole siin, et selline ongi. No makaronid väga kallid ei ole, 2,95. Aga see ostukorra läheb kindlalt sott. Peekoni pakk 6,50. Alles olen hakanud kasutama lõhnastaist, need on suhteliselt head lõhnakannavad. See on kasutatud. Proovime siis seekord seda. Nii, millise me siit võtame siis pesupehmendajaks. Viiekas, see tundub päris hea. Ei, tahaks seda. Roosa ikka toidab. Anette komme on kõiki asju nuusutada, lihtsalt mul jumala savi. Noh, käib kahju. Võtad, proovime teist ka. See on jah liiga ikka, tahad või? Noh. See on siuke kahtluse lõhnaga. Aga lilla käib viiekas, väga hea summa. 25 suht kalorivabad, et päris vähe, mis on sees. Nii, hea pitsa on siin see kindlasti, aga see on 8,50. Kõik on suht kallid, see on need, mis on McCanni omad. I got a bag. Oi, meil ei ole bagi, jah. Iga nädala meil läheb päris kalliks. Ühesõnaga lõpparve $151, 2 peale läheb. Nii, kõik see on täis meie prahti. No nii, ühesõnaga 2 peale meil siis lõpparve oli midagi 130-ga, ehk siis mina maksin oma osa $68 ja Anette maksis siis enda osaga samamoodi. Et siin tegelikult on võimalik soodsamalt saada, aga kuna need sugar vaba asjad on suht kallid siin, pluss me ostame ikkagi nänni ka kokku, siis arvestame üldiselt jah, et nädalas toidu peale läheb siin kuskil $100–130, pluss siis nädalavahetused, kui me ei viitsi, siis me käime kuskil väljas ja sööme mingit rämpsu. Aga kindlasti võite jätta alla kommentaariumisse või kirjutada mulle eraldi, et milliseid videosid ma võiksin teha. Hetkel, nagu ma olen aru saanud, siis soov on neid autovideosid rohkem saada. Ma tõesti üritan, aga seda contenti lihtsalt ei tule siin nii palju seoses autodega, et tööl olles ilmselt väga hea filmida ei ole ja ilmselt väga ei jõua ka, et suht pisib teid on seal. Aga ma võin alati rääkida, et kui see kedagi huvitab, kuidas siin need asjad lood on. Ja näeme varsti juba.